BIM-tehnoloogiad. Jüri Rass on Novark Grupi juhatuse esimees. Nii, mul on vaja siis seda. See oli see, jah? Palun see nukud, jah. Nii, nimi on Jüri Rass. Räägin BIM-tehnoloogiast, aga ma lisasin sõnale kasutus. Oleks natukene huvitav. Siin on üks Lõõtsa 5 meie objekt, mis on juba praegu ehitusse läinud. Ta on Ülemiste City's. Ta ei ole nüüd väga tark, aga ta on keskkonnasäästlik, liid ja roheline igasugune. Nii et targad linnad, need nõuavad tarku maju, tarku projekteerijaid, aga ka tarku tellijaid ja tarku ehitajaid. Firmas Novark, 25 aastat oli selle firma nimi e-areng. Sel aasta me tulime välja uue nimega, uue brändiga. See oli väga strateegiline, põhjalikult kaalutletud otsus. Me tahtsime tõusta uuele tasemele, me tahtsime seada esiplaanile koostöö kõigi osapoolte vahel. Et ei veaks projekteerija, ehitaja, tellija omavankrit, aga tegelikkuses või ma oleks piisalt kõva häälega. Aga hakkab otsast peale või kuulda? Ei saa kuulda. Ma räägin hädasti tasemel. Jah, et koostöö on tähtis meie alal, et asjad areneksid, et me teeniksime raha ja kasu. Nii et siis 25 aastat, 100 spetsi, me oleme 6 või 5 riigis, umbes 1000 objekti, arhitektid, insenerid, projektijuhid. BIM-mudel lõpust algusesse. Eesti Rahva Muuseum. Me hakkasime seda projekteerima aasta 2008. Me tegime tol ajal esimesi samme BIM-is. Kogu see maja on tehtud tegelikult projekteeritud kahemõõtmeliselt AutoCAD-is. Seda vaatasid läbi, meile tehti 3 ekspertiisi, me parandasime 3 korral oma projekti, kuni ta lõpuks ehitusse läks. Ja nüüd on niimoodi, et kui ta ehitusse läks, siis tegelikkused hakkasid tulema välja probleemid. Me tegime koondmudeleid, me kontrollisime tol ajal kahemõõtmeliselt kokkupõrkeid ja ehitusplatsi peal hakkas esimestel päevadel, kui asi jõutis võrkude ehitusse, kisajaga ära. Ja me ei saanud mitte midagi muud teha, kui võtsime oma jõududega, panime selle asja mudelisse, sest me ei osanud enam teistmoodi mõelda ega asju lahendada. Me tegime väga lihtsa, ainult oma tarbeks infomudeli. Meil õnneks tuli parajasti 2 praktikanti. Need 2 praktikanti tegid umbes 3 kuud praktikatööd meie juures. Me kasutasime muidugi erialaspetsialistid, osalesid ka seal, kuid see töö väärtus meie jaoks oli paar tuhat euri, kuni see asi lõpuks mudelisse läks. Siis mis me veel tegime, me saatsime need 2 tudengit ehitusplatsile, kes siis õpetasid ehitajat, kuidas seda mudelit kasutada. Ma tahan seda öelda, et küsimus selles, et see on väga kallis BIM, ei vasta tõele. Me panime minimaalset informatsiooni arhitektuuri koha pealt. Muidugi kõik tehnosüsteemid said plaanitud. Koostöökeskkond oli kokku lepitud. Koostöömudel nägi välja niimoodi ja arhitektid, kus on nüüd see, no hea küll. Arhitektid, kütteventilatsiooni, elektri ja konstruktori inimesed tegid oma tööd, koondmudel võeti kokku, anti info edasi ja need info väljastajad lõpuks olid kõik erialaspetsialistid. Nii et joonis, mis jõudis ehitusplatsile, vastas täpselt sellele mudelile. Lõpuks, kui töö oli kõik tehtud, me andsime mudeli nõnda nimetatud tasuta veel üle.
kogu selle aja vältel, kui me seda tööd tegime, me tunnetasime, et seal on tohutu rahaline võit. Ja huvitav oli nagu Platsipannuga jälgida ka seda, et mida allapoole ülemuslikult läks inimene, seda rohkem ta sai sellest asjast aru ja seda suuremat kasu ta sai. Mida kõrgemale me hakkasime juttu rääkima, nagu teflon panni pealt põrkus see idee edasi. Nii et firma juht, peaprojekti juhid, nad ei tahtnud mudelist midagi kuulda, aga mida allapoole läks, nad kasutasid seda väga usinalt. Me saame aru, et see muudab tegelikult ehituse odavamaks. Ja me ei saa aru, miks sellest aru ei saada. 20%, see võib olla kas 10-30%. Ma ise olen teinud oma doktorikraadi, ma tean, kui palju ei tohi mängida numbritega. 20% on liiga täpne. Aga siin ongi intriig. Aga küsige, las küsitakse, miks 20%? Sest kui ta on ka 10% on ehituse pealselt tohutu võit, ka 5% on tohutu võit. Läks lahti väikene diskussioon. Miks raisatakse maksumaksja raha? Lõpuks jõudis see ka MKM-i, kes teadis, et ühest hetkest hakkab PIM Eesti riigis. Ehitus 20% odavamaks. Tähendab, see võib tähendada igat moodi. See võib tähendada tegelikult, et kas 20% raiskamist vähem, 20% on aja kokkuhoidu, ressursside kokkuhoidu. Oluline ei ole üldse see, kes see raha endale saab, kas tellija, ehitaja või aldavõtja. Lihtsalt 20% vähem visatakse prügikasti. Ütleme, et siis ühiskond saab vähem. Võtsime kätte, tegime konverentsi. Seal konverentsi me muutsimegi oma nime EARengist Novardiks. Ja ma kasutan nüüd natuke konverentsi materjale. Mari Kartunen NCC-st. Nad tegid niisuguse asja sel aastal, et Mainiki kõrgkooli renoveerimisel proovisid aru saada, palju siis see PIM-tehnoloogia võiks kokku hoida raha. Tegid analüüsi, seal olid vastavad erialaspetsialistid, kes lugesid lihtsalt kokku neid konflikte või probleeme, mida nad mudelist nägid. 1000 euri, 1000 euri, 2000 euri, 3000 euri, 50 korda 500 euri ehk 25 000 euri. Kokku ma nende 6 slaidi peal lugesin kokku umbes 35 000 euri. Et palju kokkuhoidu, ma ei tea protsentuaalselt, aga kokkuhoid on ilmne. Heidi Berg, Vianova Systems. Nemad võtsid natuke teaduslikumat. Nad tegid tõesti analüüsi, palju vana projekteerimine on erinev mudelist projekteerimisest. Ja nemad tegid siis seda, nemad tegelevad infrapimmiga ehk teede projekteerimisega, võrkude projekteerimisega. Siin on nüüd näiteks üks tee, Ulva Sinseni, 3. ringtee. Kontrakti summa on 300 miljonit, tähendab ümbertegemisi, uuesti tegemisi oli 57 miljonit ehk 18,9%. Antud juhul siis sealt ülevalt on näha, et see on traditional, see on tavaline meetod. Järgmine tee 18,1%. Nüüd mudeli baasil, seal jälle see teises tabelis või teises seal lahtis on näha, et mudel 9,8%. 8,3% on uusi ümbertegemisi 4,2%. Ehk nad jõudsid järeldusele, et kokkuhoid mudeli puhul on, siin all on 11%, mina julgesin panna 10%. Järgmine, Maru, tore partner meil, oleme koos teinud Postimaja renoveerimise. Siin ta on. Need oli väga hea slaid, mulle meeldis. Minu mõttes siis paremat kätt on
AutoCAD-i põhjal tehtud projekt, siin on mudelis tehtud projekt. Kui me peame silmas lõppeesmärki, mitte nüüd seda, et kas need on kalkuleerimine või on see esialgne projekt, kui me võtame arvesse, et meil on vaja tööjooniseid, siis see vahe siin on 50%. Aslanda ehitus, see on meie projekteeritud kaubanduskeskus, just praegu läheb tööle, me oleme teinud täis BIM projekti. Aslanda ehituse juhtkond ei tahtnud alguses, nad ütlesid, mis nad sellega teevad, selle mudeliga. Aga õnneks oli seal mõni inimene, muide, nad nüüd on juba sellest asjast aru saanud, nüüd nad juba nõuavad mudelit, just praegu istume me koos maas, ilma minuta meie kontoris, arutame, kuidas seda mudelit saaks paremini ehituses kasutada. Nende jaoks oli asja alguses eelarvestaja, kes tegi niisuguse uuringu. Ta ütles, et kui ta arvestas neid samu vundamente tavaliselt üks päev 8 tundi, siis meie BIM projekti kasutades ta sai 30 minutit. Arvutasin välja, kokku oli 95%. Meie konverentsil oli peaesinejaks Paul Morell. Paul Morell on nüüd selline mees, kes oli Ühendkuningriikide juures abiks selleks, et innovatsioon sisse viia ehitusse. Ühe eesmärgina oli, et BIM sisse viia ehitusse. Väga pika ja toreda ettekande jaoks minu meelest on siin väga hea slaid. Tähendab, kui ei ole koostööd, kui ei ole mudelit, kui ei ole platvormi, mille peal koostööd teha, siis asi näeb välja nagu see seal on. Koostööplatvorm, BIM, mudel tähendab, et kõik saavad ühe korraga sellest samast asjast aru. Ja tõesti, ma ütlen, oma silme all ma olen näinud, kuidas mingi probleem laheneb praktiliselt momentaalselt, kui võetakse mudel lahti, saavad kõik aru. Mitte 2 inimest, kes natuke asjast teavad, aga 20 inimest, kes selle laua ümber on. Võtsid endale ülesandeks, et mis teha selleks, kui seada endale niisugune eesmärk, et ehitus oleks 15-20% odavam. Sama asja võiks küsida igalt ühelt meilt. Mitte, et sa lähed pakkuma oma hinda, vaid küsida tavaliselt ehitajat, kuule, võta see nüüd see hoone, mis me peaksime tegema, et siin 20% odavamaks saab. Tema ülesandeks oli siis innovatsioon ehituse sisse viia. Nad hakkasid, nagu näha, 2010 ja on jõudnud nüüd selleni, et aastaks 2016 peab olema BIM Ühendkuningriikides, vähemalt riigihangetes ja teatud suurusega hoonete ja hangete puhul seaduseks. See on see Paul Morell. Mis ta nüüd tegi? Ta tuli ja andis väikese soovituse meile, meie valitsusele. Soovitus on siin, eesti keeles siin. Et innovatsioon ehitusse sisse viia, mis oleks tema meelest vaja, ja see soovitus on sama, mis ta siis oma maal andis. Pane tööle toimuv organisatsioon, loo visioon, kasuta avaliku sektori kogu potentsiaali, sest erasektor tuleb sellele siis järgi. Loo tegevuskava, arendamiseks ja õppimiseks vajalik võrgustik, standardid, teaduste juriidilise aspekte, sest seal on küsimused, mis on seotud autoriõigusega. Jälgi protsesse, ole rajaleidja, paku juhtimist ehk leadershipi tegelikult. Leadership on natukene parem sõna kui meil juhtimine. See tähendab strateegiat, see tähendab mõtlemist, see tähendab tõesti seda raja leidmist.
ja veidikene raha ning ole järjekindel. Nii, proua Urve Palo lubas, et Eestis muutub BIM kohustuslikuks, aga kas me usame seda? Kui üks inimene, olgu ta kas või minister, tuleb ja ütleb seda ja seal taga tegelikult ei ole tegevuskava, pole juhtimist, pole planeerimist, siis natukene kahtleme, kuigi võiks olla. Tegin veel väikese mudeli, palju pole jäänud. Üleval on keskkond, all on põhitegevus, ise liigume kasumi poole. Tähendab, mina leian ennast siit kuskil projekteerimise alt, keegi ehitab, keegi kasutab, keegi loob kontseptsiooni. See on meie tegevus, kus me raha teenime. Aga me tahaksime, et keskkond soosiks seda. Ehk juhtimine, seadused, meedia, teavitus, ka see, mis meil täna siin on tegelikult teavitus, kuidas paremini teha. Hankekeskkond, ressursid, teadus, kvalifikatsioon. Kui see keskkond soosib innovatsiooni, soosib BIM-i, soosib ka tarka maja, tarka linna, siis altpoolt erasektor läheb sellega kindlasti kaasa. Kui tuua siia veel BIM, siis BIM ühendab nüüd seda alumist otsa, alates planeerimisest, lõpetades haldusega, lõpetades maja amortiseerimisega. On see üks keskkond, mis võtab selle asja kokku. Aga oleks vaja veel tegelikult eesmärke. Et meil olid eesmärgid näiteks NATO-sse sisse saada, Euroopa Liitu sisse saada, euro kasutusele võtta. Me kõik räägime, et meil olid eesmärgid ja me tunneme, et meil ei ole praegu eesmärki. See võiks ka olla üks asi, mida meil vaja on. Olgu see eesmärk siis aastaks 2020 on BIM ehituse normiks, nagu inglased tegid. Olgu see siis aastaks 2025 on kõik Eesti linna targad. Või ehk aastaks 2030 on Eesti kõige energiasäästlikum riik maailmas, miks ka mitte. See ühendab väga paljusi osasid. Aga kuhugi poole tahaks nagu liikuda. Ehk teiste sõnadega, meil on vaja eesmärke ja strateegiad nende poole liikumiseks. Siis tuleb ka BIM.